Siis staabi poole ja kus nüüd laul alab, ja olen saanud oluliselt kaitsepäeva flaiereid, mille sees kaitsepäeva flaiereid, millele tuleb koguda siis aktiivsusmängu märke ja sealt on võimalik siis osaleda ka loosimistel, nii et see on siis teadmine nüüd, kui te olete näoga Pärnu poole, siis paremalt poolt teed, nüüd ma lähen vasakule poole. See inimene, kellele te helistate, kui teil on kätte jõudnud kõige suurem mure, aitab teid igas hädas. See mees on Artur, tema siis räägib teile häirekeskus 112. Kuidas töö käib? Räägi natuke lähemalt. Täna on kuidagi see ja sealt me juba ise otsustame, kas teil reaalselt on abi vaja või ei ole. Selge. Sain siis aru, et 112 võin helistada. Mida ma peaksin kindlasti... No selles, kui meile ikkagi helistada, siis peamine asi, mida võiks teada, kus te asute. Et suht tihti on olnud, et kus inimesed ei tea, mis nende... Enamasti ikkagi üritage ka selgitada nii palju, kui näete. Et kui te reaalselt ei oskagi öelda midagi, no, siis nii on, aga maksimaalselt palju infot oleks meil vaja teada. Kui ma nüüd üpris kiiresti tekib ka meil teie asukoht kaardi peal. See ei pruugi alati muidugi täpne olla. Ja me selle järgi, kui ikkagi inimene üldse ei tea, kus ta asub või mis tal ümbruses on, siis me paneme palun järgi. Seetõttu olete kindlasti palju kuulnud eriti just sügisesel perioodil, marjad on valminud, seened on valminud, siis olete kindlasti kuulnud. Ei. Tarmo tegi aja ette.
võin sulle öelda, et päästeringi tüdrukud panid 2,5 minutit. Ja singutamme!